Tere kõigile, mina olen Karl-Lari Varma ja me oleme siia kogunenud, et vaadata, kuidas Red Bull Flickile valmistumine käib. Põhimõtteliselt meil on vaja kaartidega tutvuda, sest Red Bull Flick ei ole täiesti tavaline CSGO mängulaad, tegemist on natuke teistsuguse mänguga, natuke teistsugune ülesehitus, tegemist on ikkagi 2 versus 2 mängulaadiga, kus kaardid on täiesti uued see aasta ja täiesti teistsugused, nii et mängijad peavad nendega tutvuma. Selleks, seda ma ei tee üksinda, selleks mul on kutsutud, mitte küll siia stuudiosse, aga nende enda stuudios on siis Levadia e-sportlased. Nii et tere teile teistel pool mikrofoni. Tervist. Hei. Et mis täna siis toimuma hakkab, on see, et lükkame need kaardid käima, mis siin mängulaadis tulevad ja teie mängite neid kaarte ja siis ma vahepeal küsin teie käest küsimusi, et mis teiega arvate Red Bull Flickist. Kas te esimeseks ma kohe küsin, kas te eelmine aasta juba mängisite, olite kaasas, kui Red Bull Flick toimus? Ja loomulikult mängisime. Me kõik mängisime, kes siin on praegu vist minu teada. Meil on isegi üks champion siin. Oi, vastab tõelik. Aga nüüd on vaja tiitlit hakata kaitsma. Oi. Et kuidas Red Bull Flickis käib, on siis kaartide järjestus on üldjuhul on kindel. Meil nagu esimeses 3 raundis, kui nüüd 11-12 septembril pihta hakkab, saab siis nagu hääletada kaarte, aga siis teatud punktist läheb kindel järjekord kaartidele, et mängimegi mõned läbi, et teil on vist nagu suht esimesed kokkupuuted nende kaartidega, nagu ma aru saan. Kuule jah, tõesti esimest korda praegu mängin, et pole tutvunud varem nendega. No Switchil on vana veteran siin juba, saab igat võrkama arva. Eks ma olen harjutanud su natukene, jah. See mees Kaarliga präkib, ta tahab ikka võita. No väga õige, kõik võiks äkki juba harjutada, sellepärast et Faceitis on ju üleval kogu see hub ja inimesed saavad seal vist juba harjutada, kui ma ei eksi, jah, ma saan kaamera tagant, saan noogutusi küll. Ma igaks juhuks alati kontrollin üle. Aga siis Red Bull Flick ise on kaardid on üles ehitatud siis capture the flag ehk punkti hoidmise peale. Me siin näeme praegu ka, kuidas üks punkt on aktiivne. Siin esimeses kaardis ongi 3 punkti, mida siis peab järjest hoidma, et üks punkt nii-öelda läheb aktiivseks ja siis tuleb õigele punktile joosta. Ja siis on mängijatel on piletite arv, punktide arv, mis hakkab kahanema 100-st. Ja see, kellel esimesele 0 jookseb, see on siis kaotanud selle ja 3 tuleb võita, eks siis 2 tegelikult best out of 3 on see teema. Kui peaks tulema lisaaeg, mida veel ei ole siin nende paari harjutuse korral tulnud, samal ajal 0 läheb, siis lükkab uuesti üles 25 peale mõlemal tiimil need tiketid. Minu esimene küsimus, kui ma ise olen seda kaarti ka mänginud, kuidas teil praegu on see arusaam, et milline punkt on aktiivne, kui kiiresti nagu see arusaam tekib, et uus punkt on aktiivne? Kuule päris aeglast isegi, ma tavaliselt nagu näiteks praegu ma ei saanud aru, et see isegi vahet. Õnneks mingi heli nagu teeb, aga raske aru saada. Klassikere käib ainult seda. No, siin on võib-olla meil varakult öelda, aga sest üks punkt on ka see, et kui punkte kuidas saab, on seda hoida seda ühte nendest 3 punktist enda käes, siis hakkavad vastasse need piletid allapoole tiksuma, aga minu meelest, kui sa vastas ära tapad, siis neil ka üks pilet läheb, nii et siin on nagu see, et kumma poole mis te arvate, kas panustate pigem nagu punkti hoidmisele või tapmisele? Ma arvan, et ikka, jah, punkti hoidmisele. Need killid tulevad lihtsalt lisaks, aga pigem ikka hoiad seda väikest ala seal. Ma arvan, et üks strateegia on see, et üks lihtsalt näitab punkte samal ajal, aga teine katab, üritab tappa inimese. Ja lase lähedale punktida. Jah, eks siin on, nagu ma praegu vaatan, on päris palju tegelikult neid nurki, kuhu ta saab ennast peita ja ka selle punkti peal 2 korrust ja niimoodi, et saa niisugust flankida päris kenasti. Ma näengi praegu, et Jeesus sealt ülevalt serva pealt vaatab alla. Räägime siis ka relvadest. Uus nagu ka põhipunkt sellel asjal, et siin ei ole seda ostmist, et nagu ma aru saan, siis Red Bull päris palju mõtles, et kuidas nagu nende relvadega teha, et mis süsteemiga neid anda, et kas saaks kuidagi osta või niimoodi, aga on mindud seda teed pidi, et need relvad on siin maas erinevad tüüpi, et üks põhimõte on ka selles, et mida vähem sinu tiimil neid tiketeid või siis punkte on hetkel, seda paremad relvad spoonivad. Kuigi ma siin näen praegu Berettasid, aga need on defaultis, et võib-olla ei ole maast korjatud just, et Kuidas ma ei ole küll aru saanud, et nagu paremad tulevad
siiani iga pool tundub sama relvad minu jaoks . okei . no samas meil ei ole kõik Steam nii palju ette läinud , et võib-olla sellepärast siis . jah , võib-olla tõesti see rämbi all alguses peaks olema näiteks , kui me nüüd järgmisesse raundi lähme , siis kui te jooksete oma sellest spoonist välja , siis vasakul peaks kohe olema FAMAS või siis Galil ilmselt oleneb , kus tiimis pooled olete ja siis hiljem peaks seal olema siis kas M4 või AK näiteks või siis sellesama rämbi all , kus te olete , noh , siis on , seal on see aug , alguses on vist scout , et keskel muidugi on pumppüssid , et kas Spawnis näo . kas te peate nagu , kui palju te muidu olete harjutanud sihukeste teiste relvadega kui põhimõtteliselt AK või M4, et kas sellises mängulaadis peab nagu ümber õppima relvadega ka ? oleme ausad , kes see harjutab P90-ga või umbiga , noh . Kaarel kell . Kaarel kell . Kaarel kell . ma teadsin , et siit see tuleb , et temal on selles mõttes , no õnneks P90 siin ei ole , et noh , ump vist on . ja siis ma nägingi vist siigi või augi , ma ei näinudki täpselt , ei näinud , ma nägin oi , me kaotasime . oi ei , ei , ei . ma ei pannud tähele isegi , ma ei pannud tähele , me kaotasime isegi . siin on ka need elusüstlad . kas tavaliselt on üldse aega , et jõuab seda elusüstlalt kasutada ? ikka on aega . see on üldiselt siis , kui mõlemad maa saad just , on aega eluta ei võta . okei , ja ma ei ole kindel , kuidas see granaadisüsteem meil täpselt töötab , et kas ta annab sulle random granaadi vist , ta sulle päris kindlalt iga kord ei anna , et vaata . kaks random granaati annab , jah . mis oleks kõige parem valik ? tossu peale , ma arvan ikka . sa saad toss on tossu ikka väga hea . jah , toss punkti peale ja siis sealjuures lihtsalt passida . nüüd me näeme seda kaarti , esimene raund on tehtud , eks me varsti näeme siin ka ülejäänud kaarti , et see on selline esimene , mis vist peaks mängima , et väga selline siiamaani tundub lihtsa ülesehitusega , et keskel on punkt ja külgede peal ja siis tulebki ühest otsast teise joosta . kuidas siiamaani tunne on lõbus ka ? kuule , need mapid on , pole lõbusamad veel kord minu arust , jah . Need on kuidagi kiirema . eks siin saab rohkem ringi joosta . ja siin on surfimist ka natukene sisse toodud ikka . just nägime ka , et nad tahavadki natukene kõike seda erinevat kombineerida . jep , mulle meeldib see . palju kaotaline . seekord tehti kaardid ka sellise üldise filosoofia järgi , et esiteks on kaartidel oma selline story , mis läheb progressiivselt , et lähed nagu liftiga üles erinevatel tasanditel ja siis lõpuks jõuad täitsa õue välja ja siis ühtlasi erinevatel kaartidel erinevad disainerid , aga kõigile selline see kollase ja sinisega selline futuristlik disaini element nagu anti , et selle järgi on nagu tehtud ka , et üldiselt ikkagi peaks kõik mingit pidi nagu enam-vähem ühtima . et seda on ka huvitav näha , kuidas nüüd järjest need kaardid tulevad , et selle kaardiga ma olen ise kõige tuttavam , teistega natukene vähem juba , aga ka asi , mida ma pean ise parandama . siis kui siin rääkida näiteks ka nüüd üldiselt , kuidas see turniiri kulg on tulemas , siis meil Eestis saab üks finaali võitja meil tuleb , et kes siin võib-olla proovib oma championshipi tiitlit kaitsta ja oma seda võiduvööd kaitsta , siis seekord on toimumas niimoodi , et suur finaal toimub Helsingis , et Eesti võitja pääseb kinnisele kvalifikatsiooniturniirile , et ja siis sealt 8 parimat jõuavad siis õigemini Helsingisse , kus on siis see Red Bull Flicki finaal ja kinnise kvalifikatsiooni toimumisaeg on 30. oktoobril ja võtab osa 18 riigi turniir , no 18 riigis on turniir , sealt võitja pluss siis 8 on sellised rahvusvahelised kvalifikatsioonid ka , nendest pannakse 4 alagruppi kokku , kõik mängivad best out of one round robinit ära ja siis mängukaartideks valitakse üks 5 kvalifikatsioonikaardist ning iga grupi 2 parimat võidavad koha Red Bull Flicki Helsingi finaalile , kus auhinnafond on 50 000 eurot , seekord on päris korralik summa ikkagi juba mängus . no pluss Eesti omas on ka ikkagi eurod mängus . on teil plaanis mõlemal võita , mõlemal tiimil jah , ma eeldan ? kuule , loomulikult ma lähen Bonksiga , ma lähen niisuguse striimeriga nagu Mr. LeBong , okei . ja me hakkame hävitama seal , saad aru , eestlastel pole võimalust isegi meie vastu . sa ajad , näe . ei , väga hea , siis , aga selleks tulebki ilmselt harjutada ja , sest nagu täiesti tuimalt sisse minna nendesse kaartidesse on võib-olla natukene vale valik .
Pigem keeruline jah. Tuleb ikka need relvakohad umbes, no mis alguses on meeldejate ja kõik need positsioonid, kus sa saad nagu kattama tiimmeiti, et niisama mängima minna on ikka, no need võimalused on palju väiksemad kohe. Pluss eriti vaadates seda kaarti, et ma kujutan, noh vähemalt mina tean, kui mina esimest korda sisse logisin siia kaarti, siis mulle mis siin toimub praegu, kus punktid on, mis ma pean tegema, et selleks arusaamine ja võtab ikka natukene aega. Ja ma ütlen ausalt, 15 minutit tagasi mul oli täpselt samasugune kogemus siin. Nii ta on jah, et natukene tulebki, et ja siin seinte peal, kuidas hetkel ma küsiks ka seda, et kuidas on nende punktide jälgimine, et kas teil on HUDis ka näha kenasti, siis meil on, aga või peate proovima rohkem nagu seina peale vaadata, et mis seal toimumas on? HUDis ei ole. HUD ei anna mingit märka jah, pigem peab lihtsalt läbi seina nägema, iseenda siin midagi. Selle pointi üleval on nagu ikoon, aga see õnneks on nagu ilusti kollaselt nagu läbi seinte näha. Aga alati seda tähele ei pane kusjuures, et jah, ja me praegu näeme sinisel skoor päris kenasti läheb maha ka, et meil siin see custom HUD, mida meie näeme, kus on näha lasu protsendid, kõik asjad, eks ole, kes mitu tappu on teinud. No tundub läheb pingeliseks või mis? 1-1 praegu. 1-1 on jah. Oi. Enda kommentaar on see, et ta näeb tegelikult nagu välja ka täitsa mõnus, et selline, mulle meeldib see stiil, kuidas on. No. Selline veidike futuristlik, natuke teissugune, värske vaheldus sellisele jälle kuskil, siin on jälle pruunid seinad ja me oleme kuskil Araabias, me ei tea kus, aga kuskil seal kandis. Noh, üleüldised värvid on head, selles mõttes näed nagu mängijaid päris hästi siin. Seda probleemi ei ole, et kõik on nii värviline. Need nii-öelda jah, mis on need inimkujud vist üldse ei eksita, need, mis on need valged manekeenid. Nii mulle tähele panki just praegu vaatasin. No siis mu point oli vähemalt õige, et selles mõttes seda. Kui tihti dual berettadega mängite? Kui see nimi Kaarel Kelli juhuslikult ei ole, siis mitte väga. Shoutout jälle. Kas keegi ei mänginud veel üldse? Mäletaks, see võib-olla ei ole. Aga siin ta vist annabki default, kuidas teile see küsimus on küll, et kuna see spoonimisega need algus on alati nendel kaartidel kindel spoon, aga siis pärast seda, kui esimene surm on käes, siis ta paneb suvaliselt, et kui palju on juhtunud seda, et juba põhimõtteliselt kuurid ette spoonid? Mitte eriti nagu. Väga ei häiri see siis jah, et see suvalise koha peale paneb. Pigem hoiab värskena ilmselt seda mängustiili, et muidu sa saaksid väga kergelt panna kellegi sinna ühte nurka seisma, et nagu respawn on, siis kohe tulistadeks, et see on ilmselt tehtud selleks, et seda spawn campimist vähendada. Ja mis see sama probleem eelmine kord oligi tegelikult selle eelmise Red Bull Flickiga, et said enemi baasi sisse ja lihtsalt jääd hoidma ja hakkad spawn killima neid järjest. Siin seda väga ei ole, jah. No, siis on väga hea, on ilmselt kuulatud nii-öelda seda kogukonda ja mängijaid ja seda nagu natuke proovitud parandada. See on ka väga tore, et näha see progress on käimas, sest see on tore näha ka, et Red Bull tegelikult võtab väga tõsiselt seda kogu seda turniiri. Mag 7-ga ikka, lõpus on. Klassika relv. Rillid ja asjad, jah. Kas juba hakkab vaikselt see relvade spooni kohad ja niimoodi selgeks ka saama vist, jah? Enam-vähem juba, jah. Ja nüüd on vist näha seda, et praegu on veel ka lillid, aga sealt ilmselt nüüd on juba AK-d käes, või M4-d olid seal, et nagu vaikselt see muutub. See relvade spawn vist hakkab toima küll juba. Ja ilmselt vist poole pealt kuskil, ma pakun äkki mingi 50 pealt ja niimoodi, et see mängu algus on natuke aeglasem. Nagu ikka, siis on vist esimene punkt on ka vist keskmine iga kord, mul on tunne. Vähemalt siiamaani on olnud, et algusest tead kohe, et on vaja keskele joosta. Steek läheb vale flaggile peale. Ma tulin teie poole. No eks muidugi siin praegu kuna me siin teeme seda formaati sellest, siis eks te nii palju ei kommunikeeri kui tavaliselt, aga kuidas muidu sellisel kaardil oleks kommunikeerida? Seal paremal, vasakul. Ainuke call-out on saidi, sest mis saidis, jah. No ja siis on veel keskel, ja tegelikult ABC saab küll, et minimappi nagu veits jagab, et kus pool mis on, aga see on ka vist jah, veits keeruline, kui kergelt siin üldse näha neid, ma praegu proovingi vaadata, et keskmist, ma saan aru, kus A on, et see ei ole raske, et keskel, aga kus on nagu
märgitud see, kus on C ja kus on B. No jah, kergelt kuskil seina peal on see märk olemas, aga kaugelt seda vist väga ei ole näha, et see peab ka õige nurga all olema, et see kommunikatsioon läheb ka kindlasti on hea huvitav. Aga samas map ei ole ka nüüd nii suur, et kui lähed korraks valele poole ja kedagi veel ei ole, ei sind maha lasknud ega sina ei ole kedagi maha lasknud, siis sa saad aru vähemalt, et sa oled valel poolel. Oi, jõuame või? Oi, jõudsime. Ai, GG. Ilusti tehtud. Team T siis sai endale, kes meil seal CDFX ja Jeesus. Just. Võitjad, Lebo. Lebong. Ja kill on ka päris korralikult siin tegelikult, et kindlasti rohkem kui siukses tavalises mängustiilis. Jah, eks niisugune deathmatch ole. Deathmatch kindlasti ja nagu lähedam sellele, et ilmselt sellist väga palju sellist taktikalist planeerimisaega küll ei jää. Pigem ei jää. Pigem ei jää, see on suhteliselt kaotaline küll. Kui palju, mis te arvate, on siin võimalus ka sellistel mängijatel, kes ongi lihtsalt hea laskmisega, aga nagu seda tiimitööd on, siin on vähem tiimitööd vaja kindlasti, et sa oled nagu kahekesi ju. Et mis sa arvad, kas võib tulla ka mingisuguseid selliseid üllatustiime? Loomulikult võib jah, et kes on hea aimiga, need kindlasti on eelistatud siin, kui taktikalise mõtlejad. Siin me lähmegi kohe järgmisele kaardile üle. Vaatame seda ka, et siin on kindlasti vaatajatele ka seda, et näete natuke neid kaarte juba enne, aga kindlasti minge proovige järgi, et kui te lähete ainult selle pealt, mis keegi kuskilt on vaadanud, siis te ei saa seda tunnetust kätte. Google Mapsis minna kuhugi vaatame ja siis versus päriselus. Natuke teine. See kaart meenutab mingil määral Quake'i gameplay'd, et sa pead tegelikult relvaspawn õppima ja... See disain on, nad on väga palju mõelnud just selle peale, kuidas seda disainida ja isegi katsetanud erinevate näiteks nende tick rate'idega, kui kiiresti need punktid ja piletid alla lähevad ja niimoodi, et just hoida seda mängu just kogu aeg liikumises ja kiirena. Ja seda ka, kui kaua need punktid üldse aktiivsed on. See on mu lemmikkaart, siin saab shift valkida väga palju. Nii et edu teile. Oi, see näeb küll väga selline ring lihtsalt. Pluss seinad. Ma peaksin ütlema, et kõige rohkem see meenutab mulle see kaardi ja üldse kogu nende kõikide kaartide see välimus natuke seda Matrixi mappi eelmisest flickist, kus need portalid olid. Siin me veel vist ei ole teleporte näinud, aga vist peaks kuskil olema küll, et jälle üks asi, mis hoiab nagu seda mängu kiiremana. Siin kaardis kohe ringi vaadates küll peaks ütlema, et natuke raskem on aru saada, kes mis kus toimub, sellepärast, et need nurgad kõik tunduvad, ta on peegelpildis ju tegelikult, ta on võetud üks sektsioon ja pandud siukseks nagu kolmeks enam. Te ei ole seda kaarti keegi mänginud, kui kuskil on ju? Ma olen korra mänginud. Okay. Ta on kõik selle peab rääkinud. Juba eelis. Teine punkt päris kaugele peab tegelikult jooksma selle järgmise punkti peale. Et siin on võib-olla üks taktika on ka see, kui et sul sa näed, et see punkt hakkab läbi saama. Kohe teise juurde minna. Kohe juba teise juurde valmis, et siin vist ei ole kindlat järjekorda punktidel. Ma ei ole sellest veel aru saanud, et kui on random, siis tuleb nagu loota, et äkki on üks neist kahest. Üks mängija ühte punkti ja teine teise. Et sellepärast ka jällegi... Ma leian, et see 3 punkti on võib-olla hea valik, et ei ole seda 2 punkti süsteemi, et siis 2 mängijat sa ei saagi kõikidesse valmis minna. Muidu olekski see, kui sul oleks 2 punkti, siis sul oleks põhimõtteliselt 1 versus 1 matšid kuskil 1 punkti peal. Oi, see on läbi juba. Oi, juba kohal. Ja kiirelt see hakkabki teistpidi tiksuma. Kas see on nagu mõjutav ka ilmselt, et kuhu sa spoonid? Et kas te praegu nagu mõtlete selle peale ka, et pigem, et ma lähen nüüd paremat relva endale võtma või võtad selle, mis esimesena kätte sattus ja jooksed kohe punktile? Pigem see, mis esimene kätte saab, et aegerit valida. Kiiresti tegutseda. Seda küll jah, et siin enamuses on kuskil mingisugune normaalne relv vist nagu lähedal olemas ka õnneks, et väga hullu ei ole. Ma olen näinud natuke vähem pumppüsse kui siis, kui mina seda korra mängisin, siis oli millegi pärast igal spooneril oli Max 7 peal. See on mingi alguse värk vist. Vist küll jah, hiljem läheb sinna XM-i peale, aga ikkagi on vist nukker. Või see on kohe näha, et teistsugusele selle ülesehitusega kaarte palju
liikuvam või nagu selle ühe punkti peal olekus tegelikult on niivõrd palju rohkem nurki, kus see vastane võib tulla, sellepärast et seal enam-vähem sa tead, et kui sa olid seal all eelmisel kaardi peal selle punkti peal, et siis tal ongi, tuleb sul ühe poole pealt, kas ülevalt või alt. Sa said seal isegi rämbi peal natukene olla juba valmis ootamas, aga siin, kui sa oled seal kuskil üleval, siis tuleb aknast, all rämbis, kuskil külje pealt veel kolmandast kohast, et nurki on jah päris palju, et siin hakkab tulema, ma kujutan ette timinguga suht palju selliseid nukraid hetki. See on kuidagi väga palju huvitavaid ängleid, mida tavaliselt ei ole. Jah. Mis asja siin sõidab mingi rongi moodi asi või? Jah, vist on sellega saab isegi ringi minna, et selle peale minna väga meenutab mulle Overwatchi praegu. Tegelikult seal mängus ka oli ühel kaardil oli selline samasugune rongikene peal. Kuule, jäta mind rahule, palun! Ei ole äkki läheb. Ta ei ole veel C-saidis kaugemalegi saanud. Las ta uurib näppi. Kas see rong vist... Nojah, ma kujutan ette, et ma vaatasin praegu, et ta üpriski siukene aeglaselt sõitis, et see ei ole vist väga hea seal niisama passida veidikene võib-olla sellist... Kas sinna rongi peale sai üldse või? Sai ikka, jah. Sai, jah, okei. Et selline, kus vahepeal külje pealt käia ja lasta lihtsalt. Et jällegi, jaa, üks nurk, mis sa ei tea nagu, see ei ole kogu aeg see nurk seal. Nad oleks võinud ühe selle punkti panna rongi peale. See oleks olnud ka päris eepiline. Võib-olla järgmine kord kunagi. Kiirelt käib ka käest kätte. Või väga kenasti kaitsete seal. Väga kena kaitsetöö. Kas põhimõtteliselt seda mängides teil on praegu puhtalt lasete reaktsiooni pealt? Jaa. Pigem jah. Siin see üleüldine tiimi kogemus ei tulevate kasuks, siin lihtsalt tuleb rutusik pähe panna ja lasta. Jah, ega siin vist ei ole see nagu teadmine ka, et kuidas tiimikaaslased mängivad nagu sinu vastu, sest on 2 versus 2, te olete muidu koos tiimis, et ega see ka ei aita üldse, et see on võib-olla ainukene eelis on, sa tead, kes on mis relvaga tugevam ja ongi kõik. Siin kaardis on need spawnid palju kaotiline, ma spawnin palju rohkem näkku kellegile. Okei. Võrra see eelmisega. Oi! Ta võib-olla tundub jah kuidagi selline, ma ei teagi, mõnes mõttes kompaktsem kaart isegi, et punktid on küll kaugemal, aga see keskpunkt on see, kus sa saad ikka kuskilt nagu igale poole kohe, jah. On jah, vaata kui kaugelt tegelikult saab lasta. See on küll juba salataskus. Aga päris tasavägine on see praegu olnud, peaks ütlema. See küll, et järjest jah, need vahetuvad. Siin on jah, siukene väga... Ma proovin mõelda, mida see mulle meenutab, aga jah, tõesti siukene väga areena gameplay on tõesti siuke Quake'ilik. See on tore näha, et nagu ka sellises mängus nagu CS on see Quake'ilik tehtav ja kiire. Nagu teistsugused mängulaadid. Jaa. See on relvi kuidagi raskem saada minu arust. Ma tean, vähemalt mul on tunne, kui ma spawnin, ma saan üldiselt pigem surma enne, kui ma relvani jõuan. Hea relvani, mingi relvani. Võib-olla tõesti, huvitav, kas on nagu kaardid lähevad raskemaks ka, siis nagu iga kord. Juba. No nii. No nii, nüüd katsetame, aga kedagi ei ole näha. Mina näen läbi seinte selles mõttes, mina tean, kui täpselt. Oi, pops! Mis asja? Aga ilusti, saab seda lifti kenasti kasutada küll. Hästi mängitud, Jaanek. Tänud. Väga ettearvamatu. Ma mõtlesin küll alguses see lift ei vii kuhugi, et nagu lihtsalt ongi nüüd seinte taga, aga jah, see läheb otse pondi peale. Mis jälle näitab, üks nurk, mida ei oska ette arvata, vaatad vasakule üks, teine vaatab paremane, seljad koos nagu filmis ja... Ei, see oli vist 2-0 läbi ka. Ai, 2-0, jah. Oi, ka seekord, jah. See oli ikka veits parem map minu arust. Seal eelmisel oli liiga palju neid nagu entranceid sinna saitidesse, peab kõike korraga jälgima. Siin on kuidagi natuke lihtsam. Kuidas teil praegu nüüd tunne on neid seda 2 kaarti mängides, et kas ootate Red Bull Flicki? Jaa, ma panen kinni sulle.
Nali. Mis nali väga õige. Kaotsid usu endasse või? Okei. Ja kas teile tundub, need, kes eelmine aasta ka mängisid, et on võib-olla sellised tehtud muudatusi just õiges suunas ka, sest mulle endale vähemalt tundus praegu. Eks ikka, mõnes mõttes see on palju kiirem, kaootalisem, isiklikult öeldes see on nagu lõbusam ka, et eelmine võis natukene liiga higiseks ja taktikaliseks minna. Okei. Ja kas on selline üks asi, mis te oskate äkki keegi välja tuua, mis teile just Red Bull Flicki puhul nagu meeldib just sellise mängulaadi puhul? Minust on siuke hea warm-upimise võimalus. Enne kui lähed mingi tähtsa mängu mängima või kas või siin warm-upida, siis sa liigutud sa tiirt nii palju. Nagu hea alternatiiv. Päris hästi. Ja no kindlasti õpib kommunikeerima, sest ei ole sellised tuntud call-out'id ja asjad, et siin on, võib-olla kuna see kaart nagu nad peegeldavad üksteist päris palju, siis sa ei saa öelda, et mida on banaanis, okei, siin on 3 banaani, milline. Kas palun täpsemalt, eks ole, et ja see on hea point küll, et isiklikult mulle nagu meeldib ka see point võib-olla, et ta on selline hea alternatiiv ka deathmatchile, et tõesti sellist natukene taktikalisem kui deathmatch, aga samas ikkagi sihtimist saab sellega kenasti harjutada. Okei, aga rohkem mul ei olegi, et suur aitäh teile, et olite täna seda meiega siia tegema ja teilgi oli ka ilmselt hea võimalus esimest korda need kaardid läbi mängida. Välja arvatud Fischeril vist, kes on ära teinud kõik, aga... 200 tundi nii. Suurepärane, aga ma tänan teid ja kõigile teile ka, kes vaatavad, siis 11-12 september toimub meil Red Bull Flick kvalifikatsioonid. Saate ennast kirja panna rahulikult, kogu info on saadaval esport.postimees.ee. Seal on siis Faceit link niimoodi, et sul ei ole väga palju sõpru vaja, sul on ühte sõpra vaja või isegi tead, võib-olla sa ei pea sõbraga mängima, leia vaenlane endale ja võta, et kuule, lähme äkki me lahendame selle tüli seal ära. Mõtle, lähed pärast, eks ole, Helsingisse koos temaga, võidad seal turniiri, saate 50 000-sest auhinnafondist osa endale, siis kui te enne olite sõbrad, siis nüüd olete vaenlased, enne olite vaenlased, nüüd olete sõbrad, kõik asjad võivad juhtuda. Et Eestist ikkagi läheb suht üks tiim ainult edasi, aga 18 riigist kokku ja pluss 8 erinevat kvalifikatsiooni veel rahvusvahelist, kus siis need mängijad välja valitakse ja põhimõtteliselt Eestil on väga hea võimalus minna suurele finaalile Helsingisse, nii et tulge sinna ja finaal meil Eestis toimub 25. septembril mängutööl. Nii et peale seda, kui me 11-12 september kvalifikatsioonid oleme välja valinud, kes siis, meie ei vali, vaid teie ise üksteise keskis valite heade mängustiilidega ja heade laskmistega välja selle, kes siis sinna 25. septembril mängutööl toimuvale finaalile jõuavad. Ja mina olin Karl-Lari Varma ja mind näete te kommenteerimas seda kogu selle turniiri välter, nii et hei hopsi teile ja esport.postimees.ee kogu info. Red Bull Flick. Ülemaailmse 2 versus 2 CSGO turniiri Eesti voor. Uute kaartidega ja teistsuguse mängustiiliga. Suur finaal 25. septembril mängutööl. Auhinnafond 2000 €. Registreeri nüüd